ERR-metoodika juures on ka meil kodused tööd, ülesanded, et need jäävad kodus teha. Et kui sa järgmine kord tuled, siis on vaja, et oleksid tehtud. Ja kui ma ei jõua teha neid? Ja no need on ikkagi vaja ära teha, kui sa tahad paremaks saada, korda saada. Okei, aga kas ma telefonis võin ka neid teha või kuskil? Sa võid korraks telefonis teha, aga ikkagi kirjalikult on vaja teha need ära. Ja kui sa nagu tehtud ei saa, siis lükkame kogu edasi neid kohtumisi. Ikkagi on vaja ära teha. Said aru või? Jah, sain aru. Wait, stop! ERR-metoodika juurde käivad ka praktilised harjutused. Ehk siis see töö, mida või see teraapia jätkub ka kodus, ehk siis läbi praktiliste harjutuste. Ja need praktilised harjutused on enamasti kirjalikud, just selleks, et sa saaksid olla kohalolust ja mingid automaatsed, kas mõtted või mustrid siis enda jaoks nähtavaks tuua ja luua nagu selgust. Ja siis, kui sul on mingid asjad nii-öelda selgempi teadvustatud, siis on neid ka lihtsam muuta. Et harjutuste pärast ei pea muretsema, et anname just vastavalt sinu enda tempole ja kui sul on mingeid küsimusi, võid alati ka küsida, et kuidas ta sulle tundub. Julgustavalt. Siis on hästi.